kallid vaatajad ja kuulajad. Oleme jälle jõudnud tagasi stuudiosse koos Helenaga ja mõtlesime, et täna räägiks mingil teemal, mis tundub meile mõlemale olema aktuaalne. Ehk siis kõrikeskusest. Helena, miks see teema meile mõlemale aktuaalne on? No alustuseks tere siis ka minu poolt. Ja kõri teema on tegelikult minu teema olnud läbi elu, on ju, sinu jaoks ka. Eks me jõuame veel tüürida seda paati, et kuidas Kironi haav kõris selle asja eriti aktuaalseks ja akuutseks muudab, aga tegelikult kõri teema on teema ja kõrikeskus on tegelikult teema kõigi jaoks. See siuke enda hääle kasutamine, enda selline ehe loomulik eneseväljendus, et ma täna ausalt ei tea, kuigi paljusid, kes saaksid päriselt niimoodi käsi südamel öelda, et mul on sellega hästi. Et ma tunnen, et ma saan ennast vabalt väljendada iseendana ja et ma ei pea sinna mingit filtrit vahele panema ja et õigel ajal õiges kohas seisan enda eest, väljendan oma vajadusi, on ju. Ei pisenda ennast. Ja ei pisenda ennast, ei püüa muganduda, ei püüa kuidagi kohaneda sellega, mida inimesed tahavad kuulda. Et kõri on hästi teema. Ma tunnen, et me võiks natuke Kas ma olen õigesti aru saanud, et human designi järel on ka see, et enamus energiakeskused peaksid siis väljenduse saama läbi kõri? Ja kõik, mis hakkab, meil on HD-s on 2 keskust, on ju, mis on survekeskused, kroon ja juured. Et kui nüüd kaarti vaadata, siis üks asub täitsa üleval ja teine asub täitsa all. Ja kõik, mis nüüd kroonist või juurtest survega hakkab liikuma, otsib väljundit kõrisse. Ehk siis, siuke hästi kujundlikult öeldes, et kõik hääled, kõik sisemised hääled, ja ka kõik need hääled, mis me võtame läbi oma avatuse vastu välismaailmast, kõik otsib tegelikult väljundit läbi kõri. Siis ma olen õigesti aru saanud, siis ma arvan, et see on väga õige ja sümboolne energiakeskus, millest algust teha meie juttu energiakeskustest. Ja kõik teed viivad välja kõrisse ja tegelikult tänu kõrile me loome ühendusi välismaailmaga. Et täna tegelikult me ikkagi suhestume välismaailmaga teiste inimestega. Me loome ühendusi ja me tegelikult toome ju ka oma loomingu nähtavale, täna siis siiski valdavalt kasutades kõri kvaliteete. Ja enamjaolt sõnad ja kirjapilt, aga tegelikult kõri on seotud ka kogu meie loominguga. Nii et tegemist on päris olulise keskusega ja teine asi on see, et vaata kui palju väravaid kõris on. Et seal on palju. Kas sealt tuleb ka soov üle süüa teinekord, et enda mingi tundeid alla süüa, mida siis ei taha või julge väljendada? No sellesse söömise teemasse ma arvan, me võiksime minna millalgi täiesti eraldi, sest et seal on kõik need 39, 55 ja igasugused muud kvaliteedid ja emotsioonid, avatus, täidetus, aga kõriga on mitut moodi. Et kõris on siis väga erinevad kvaliteedid, mille me saame ära kirjeldada erinevate väravatega, mis kõris on. Ja siin tasub hästi vaadata. Alustuseks defineeritud, defineerimata, aga et küllaltki vähe on neid inimesi, kellel on kõri täiesti avatud ja et mitte ükski värav, ka siis teistest keskustest nii-öelda nagu kõri suunas ei vaata. Et tavaliselt ikkagi ka defineerimata kõri puhul on seal midagi ripakile, midagi kusagilt otsib vastasväravat kõrist. Meil isegi vaatasin, meil on isegi siin näidis olemas. Jaa, meil on isegi siin näidis olemas ja ma usun, et me saame panna pärast mingi lingi ka, et kus siis näeb rohkem. Et siin on nüüd hästi oluline, et mille suunas sul siis kas ripakil väravad vaatavad, kui sul keskus on defineerimata või siis defineeritud keskuse puhul, millega on ta ühendatud. Et võib-olla alustakski kõigepealt sellest, et kui kõri on defineeritud, on ju. Et kui kõri on defineeritud, siis alustuseks, palju õnne meile kõigile. Kui see kast seal on värviline? Kui see kast on seal värviline, ma kohe jõuangi selle juurde, et see kast selleks, et ta saaks olla värviline, peab ta ühendatud olema mõne teise kastiga, ma selles mõttes, et olgu jumal mul armuline, kui ma HD keskuseid nimetan kastideks, on ju. Et selleks, et ta värviliseks muutuks, et tegelikult kõik keskused on meil defineeritud läbi selle, et nad on vähemalt läbi ühe aktiivse kanali ühendatud mõne muu keskusega. Kastid ja kolmnurgad, on ju. Et kui nüüd kõri on defineeritud, siis tasub kindlasti pöörata tähelepanu sellele, millega see kõri on sul ühendatud. Ja see määrab paljuski ära selle, mida sa kõige loomulikumalt väljendad. Ja kui kõri on ühendatud mõistusega, siis sinu jaoks on kõige loomulikum väljendada oma teadmisi
või noh, seda, mis su peas toimub, on ju. 1762 jagab teadmisi, 43-23 väljendab selliseid innovaatilisi hetkelisi taipamisi ja 11-56 väljendab inspireerivaid ideesid. Ehk siis hästi sihuke inspireeriv ideoloogiline energia. Nüüd, kui kõri on ühendatud emotsioonidega, siis see on emotsionaalne väljund. Siuksed emotsionaalsed lood, emotsionaalselt sügavalt puudutavad. Kõriühendused 12-22 on võib-olla sellise kõige tugevama emotsionaalse mõjuga kanal üldse human designis, et seal on ikkagi siuke nii see selline sõnadega ma armastan sind, kui siis ka verbaalne vägivald. Et 12-22 on hästi tugev energeetiline mõju on sõnadel ja 35-36 jagab sellist emotsionaalseid kogemusi, seda, mida on emotsionaalselt kogetud, mida emotsionaalsed kogemused, see hästi inspireerival moel. Ela rohkem, proovi rohkem, julge rohkem, enda mingid kriisid, õpetused, on ju, aga selline emotsionaalne maailma liigutamine, maailma puudutamine. Teine asi on see, et tegemist on motoorse keskusega ja kui motoorne keskus saab väljundi kõrisse, see tähendab seda, et kui emotsioonid on kõriga ühendatud, siis tegemist on kas manifestori või manifesteeriva generaatoriga. Ehk siis siin on juba see, et emotsionaalne mõju keskkonnal on hästi-hästi suur. Nüüd, kui kõri on ühendatud identiteedikeskusega, siis me räägime ikkagi sellise olemuse, enda olemusliku osa väljendamisest, kas siis läbi loomingu, 1-8, et siin on liidrikvaliteedid saavad väljundi kõrisse. Ja kui me räägime sellisest 1-8-st, siis loominguline eeskuju, inspireeriv loominguline eeskuju, millegi täiesti uue siia maailma loomine. Kui me räägime 7-31-st, alfa kanal selles mõttes, et see nagu ütleb kõik, et liider. Liidri kvaliteet, juhtimine, suuna näitamine neile, kes siis on oma karjale, neile, kes on valinud su liidriks, on ju. Et see on jälle selline liidri olemuse väljendamine. Ja 13-33 on kogemustarkus, see on hoopis teistmoodi, see on siuke nagu ringis oma tarkuse samal tasandil jagamine ja läbi oma kogemusliku tarkuse juhtimine. Nüüd, kui kõri on ühendatud põrnaga, siis on intuitsiooni väljendamine. Ehk siis siin on siuke hästi spontaanne, 16-48 väljendab oma talenti, väljendab sellisel entusiastlikul moel siukest sügavust ja annet, oma sellist sügavat intuitiivset olemuslikku annet, et hästi läbinägelik energia. Nüüd on põnev 20, mis teeb trikivärki, on ju. Et 20 on ühtepidi ühendatud, hästi tihti see trikk on seal mitut moodi ühendatud, on ju, aga 20 on kohalolu. See selline päriselt oma tähelepanuga hetkes olemine ja selle väljendamine, mis hetkes on oluline, tihtipeale on see ka vaikus. Aga 20 ühtepidi annab väljundi 57-le, mis on selline puhas intuitiivne teadlikkus, sellisele spontaansele põrna teadlikkusele. Nüüd 34, ainuke manifesteerivate generaatorite kanal, eks ju. Et 20-34 vastab hetke spontaanselt välistele impulsitele ja see on nagu hästi pikk eraldi teema, et kuidas teadlikult selle spontaanse välisele reageerimisega toime tulla ja siis on meil hästi põnev 20-10, mis tegelikult väljendab, annab väljundi individuaalsusele. 10. värav on kindlasti miski, millest ma tahaksin hästi palju pikemalt rääkida, et see selline unikaalsus ja enesearmastus ja see selline täiesti ise olemine ja individuaalsuse nähtavale toomine, et see on hästi oluline teema, aga 20 annab väljundi ka sellisele enda unikaalsusele, selline täiesti unikaalne viis käituda, olla ja tohutult inspireerib ka teisi ärkama oma sellisele olemuslikule osale. See nüüd on siis parimas väljenduses, et kõigil nendel väravatel kanalitel on ka varjupooled ja see on palju sügavam teema, aga et tasub pöörata tähelepanu sellele, millega on siis kõri ühendatud, et mida sa kõige loomulikumalt väljendad.
ja kõris on siis erinevad kvaliteetid ja erinevad aktivatsioonid. aga 45-21? Näed, unustasin millegi ära. Väga hea, et spikker on. I knew it. Teadsin, ma unustan midagi ära. Mul on spikker, ma tänu sellele. Ja. 45-21 väljendab tahet. See on selline, minul on väga meeldinud seda siuke kuninga peaministri kanalina kirjeldada, et tahte väljendamine, saagu minu tahe, on see hääl seal. Ehk siis inimeste kokkutoomine, ühendamine mingisuguse suurema visiooni eesmärgi nimel. Aitäh, et sa selle ära mainisid. Päris piinlik oleks olnud, lihtsalt unustas ühe kanali ära. Koos on parem. Tahte. Aga ja kõris on 45, tahe on ju. Et selline tahte väljendamine, kokkukogumine, kui me sealt liigume näiteks allapoole edasi on ju, siis 33 väljendab kogemustarkust. Hästi niimoodi üldistatult märksõnadena on ju. Ja üks on siuke üdini young printsiip, midagi täiesti unikaalset, täiesti unikaalne, teie unikaalne eneseväljendus, looming. Mina võtan selle hästi alati kokku loominguna, et midagi täiesti uut moodi teha, uut moodi nähtavale tuua, no limits, nii nagu enda seest loob ja sünnib. 31 on tee paremasse tuleviku liidrihääl. See, kes läheb nii-öelda kindlamasse, turvalisemasse tulevikku ja just nimelt olemusliku liidrina juhib. Et alati need inimesed, kes tuntakse ära ja kes on tegelikult teatud mõttes igas seltskonnas kuidagi paistavad oma siukse olemusliku sisemise jõu poolest silma. Siis, kui me sealt liigume edasi, siis 20 on minu jaoks erakordselt, ma ei ole üldse ükskõikne selle osas, tegemist on minu splitiväravaga. Minul ka. Et see kohalolu, minu jaoks loodus küll kompenseerib seda, aga minu jaoks on see hästi püha energia, ma tunnen selle väga ära teistes inimestes, eriti kui ta on sellise ripakil kvaliteediga. Et 20 on see siuke siin ja praegu, et ma olen maksimaalselt kogu iga oma keharakuga praeguses hetkes ja ma hetkes väljendan ennast ehedalt, vabalt, voolavalt. Ma vastan täiesti objektiivselt, adekvaatselt hetkeolukorrale ja muuhulgas siis väljendan ka seda intuitiivset teadlikkust. Et selline hästi ilus, hästi püha, hästi kohal olev energia. Siis on meil 16 siuke talent, et siin on hästi äge siuke entusiasm, et need inimesed täiega sütitavad enda entusiasmiga ja siin on selline sügava loomu omas ande väljendamine. Ka inimesed, kes siis nii-öelda nagu näevad ka seda potentsiaali teistes on ju. Et head meeskonna koostajad, jah? Jah ja ei oleneb kui heas väljenduses, et siin võib olla ka see sama, sa tead, ma nii näen su potentsiaali ja ma olen nii pimes ja armunud su potentsiaali, et siin võib olla ka see kvaliteet, et käin ringi ja näen potentsiaali ja tunnen ebaadekvaatsust ja siis muud kui püüan kuidagi õppida ennast täiendada pidevalt ilma hakkamata seda just kui kuidagi rakendama on ju. Et me kõris hoiame ennast hästi palju tagasi. Tegelikult natuke tahangi need kvaliteedid niimoodi põgusalt läbi käia, et defineeritud kõriga küll jah, ühtepidi käib kaasas see siuke jõud on ju. Ja kõriga käib kaasas siuke kindel sageduslik resonants, mis tähendab seda, et esimene asi, millega me teame, me kõik on kokku puutunud juba on see, et osadel inimestel lihtsalt ei sobi see, mida sa räägid ja kuidas sa seda räägid ja nad lihtsalt ei ole valmis infot vastu võtma sinu käest, sellepärast et sina oled sina ja teed oma asja nii, nagu sina teed. Et see on minu jaoks täiega teema olnud ja kuidas mitte seda muuta ja kohandada ja pisendada ja et sellepärast, et kellelegi ei sobi mu hääle kõla või see viis, kuidas ma mingeid teadmisi jagan, et see tähendab seda, et ma teen seda kuidagi halvasti, valesti või et minu hääl ei loe. Aga liikudes siis edasi, et mis on see my thing on ju, väike kõrvalepõige, aga väga olulise koha pealt, et 62 väljendab teadmisi detailselt. Parimas väljenduses on siis siuke mammuti tükeldamise energia, et tööinfomahuka materjaliga ja siis selle ära tükeldamine väikesteks loogilisteks lihtsateks tükkideks ja siis selle selgelt lihtsalt arusaadavalt edastamine. Mis on täiega sinu anne? Eks ole, on ju. Ja mida inimesed ei näe sinu puhul? Ei. Ja ma tegelikult ise ka seda enda puhul ei näe, et see on mul alateadlik Lilith ja alateadlik Mars, nii et ma ise ka seda enda puhul ei näe. Et ma olen suure osa oma elust veetnud arvates, et ma olen väga kehva eneseväljenduses, et ma ei ole üldse verbaalselt võimekas ja et ma sõnastan ennast kirjutada ka ei oska, jah?
Tegelikult sellega on nii, et ma luuletasin väga palju siis, kui ma väike olin. Mu kirjandusõpetaja uskus minusse, aga lõpukirjandiga läks tuks ja peale seda ma kuidagi tõstsin seal täiesti laualt maha. See on täiesti palju kõrgendatud ootuseid, aga noh, lõpetame need ülespoole väravad ära ja siis jõuame siia teemasse tagasi, et seal kõrval on 23 ja 23 on üks energia, millega ollakse hästi palju jännis, et kuna 23 siis tihtipeale väljendab hästi niimoodi hetkes ja võib-olla väga nagu kuidagi kohmakalt ja kandiliselt mingeid taipamisi ja kui need taipamised ei ole nagu vastu võetud, ei ole õigel ajal õiges kohas väljendatud, siis need võivad olla ajast ees või hästi kuidagi kummaliselt või kandiliselt sõnastatud. Ja siis need võivad kaasa tuua endaga igasuguseid reaktsioone ja siis väga tihti need inimesed õpivad lihtsalt vait olema. Kas see läheb projektorite kanalile jälle või? Jah, see on ka projektorite kanal. Et tegelikult kõrisse, kui nüüd niimoodi vaadata, siis ainsad manifesteerivad kanalid, mis tegelikult kõrisse lähevad, on see sama 45-21, mille ma sujuvalt ära unustasin. Ja emotsionaalkeskuse 12, 22, 35, 36 ja siis on see üks ainuke manifesteerivate generaatorite kanal, mis on 34, 20. Et kõik muu on projektorite energia, mis tähendab seda, et ta peab olema ikkagi saama küsitud ja kutsutud selleks, et saada vastu võetud, ehk siis vaata, kui palju kõri kvaliteete me tegelikult juba kasutame valesti. See on ka tegelikult üks teema, põhjus ka, miks ma olen sel teemal tundnud, et on hästi oluline rääkida, et meil kõigil, ka siis, kui mina ei ole projektor, mu 4 aktiivsest kanalist 3 on projektorite energia. Et tasub minna ka sügavamale vaadata nagu energiatüübist edasi, eks, mida me tegelikult natuke nagu ka teeme. Et igal juhul 23 et see süke taipamiste innovatsioon tuleb läbi süke mentaalne innovatsioon, kuidas nii-öelda nagu sellisel mentaalsel tasandil asju uuele tasandile viia, sünnib seal ja need taipamised kõlavad absoluutse tõena, see ongi see süke äge nüanss selle energia juures, et 62 väljendab teadmist, 23 väljendab taipamist, mis kõlab absoluutse tõena ja siis tuleb mängu 56, mis on selline inspiratsiooni kõnelejate energia. Et on vaja sellist uudsust ja stimulatsiooni ja seal on võimalik, see süke I have a dream on ju, et hästi inspireerival, kaasahaaraval moel ideoloogiliselt avardada inimeste sellist vaadet ja maailmapilti on ju, et mina olen väga 11-56 pidanud selliseks inspiratsiooni esinejate energiaks. Et meil on kõris hästi erinevad kvaliteedid ja tavaliselt, kui me muidu üldiselt võiksime öelda, on ju, et täidetud keskustega on nii hea, et see on miski, millele ma saan toetuda. On ju. Nii ja naa. Täpselt nii ja naa, et tegelikult on nii, et kui me nüüd avatuses nii-öelda läheme kaduma ja seal see monkey mind võtab üle ja tegelikult ka see selline avatud keskuste tingliku mõju jada, et on ka nagu hästi oluline teema, millest kindlasti tasuks rääkida mingi hetk lähemalt, aga defineeritud kõris on väga-väga palju enese pisendust. Et väga tihti juba väikesena on meile öeldud, et on nagu, tead küll, see tubli tüdruk on ju ja on õige viis ennast väljendada, siis me läheme kooli ja siis on üldse õige viis vastata. Ja siis on see, et tõsta käsi püsti ja mis siis, kui sind kunagi ei küsitagi? Mis siis, kui sul on nagu kogu see magic, mis sinna projektorite, kanalite jada pidi läheb, aga keegi ei küsigi ja sulle öeldaksegi, et lõputult oota oma korda ja sinu korda ei tulegi. Et siin on erakordselt palju teemasid, teine asi on see, et sõna on nagu vaba, aga tegelikult. Me ju näeme, mida ühiskonnas, mis juhtub ka siis, on ju, kui sa päriselt julgedki ennast väljendada iseendana. Et sõna on vaba, aga ainult siis, kui sa räägid seda, kui sa räägid seda, mida kõik tahavad kuulda ja me täna, maailmal ei ole vaja enam rohkem neid ilusaid sõnu. Et tegelikult maailmal on vaja ehedust ja ehedus vahepeal on nagu, ei ole ilus. Ehedus vahepeal on väga sirge ja väga terav ja väga šokeeriv ja väga tabav ja vahepeal on seal ka teravus ja vahepeal on nagu ehedus ära pakendatud ka nagu üldse mitte ilusalt kõlavate sõnade taha. Et ja sõnadel on energia. Ja see nüüd on see defineeritud kõri teema, et seal on energia sõnadel taga, et ei ole lihtsalt tühjad sõnad, et on nagu ilus pakend ja hea vaadata ja hea, nii-öelda mõistusel on hea kuulata, vaid need on need sõnad, mis päriselt liigutavad, mis päriselt puudutavad. Äratavad ülesse. Ja see on see, mis rikastab maailma, et tegelikult ühel või teisel moel meil on kõigil ikkagi nagu vastutus olla meie ise, on ju.
ja elada iseendana ja see, mida me väljendame ja mida me nähtavale toome ja kuidas me seda teeme. Ma täna just pärast massaaži niimoodi unistasin sellest, kui ilus oleks maailm, kui me kõik tegeleks iseenda tassi täitmisega ja väljendaks iseennast just sellisena, kui me oleksime just nii unikaalsena ja me jagaksime teistele seda nagu heast kohast, et kui ilus koht oleks maailm, nagu ma unistan, et see unistus saab kunagi täide. Jaa, maailm oleks väga palju rikkam koht. Yeah. Et noh, naljakas on see, et ma tänases Zoomis just kuidagi rääkisin sellel enda mingi riideriili teemal, et ei lähe pikalt teemast kõrvale, aga see sama asi, et üks asi on sõnad, aga tegelikult eneseväljendus ka nagu tegudes ja riietuses ja käitumises, noh, see läheb juba sinna 10. värava teemasse, on ju, aga 10. värav leiab väljundi ka ju läbi 20 kõris, eks ju. Et kui palju rikkam ja inspireerivam ja kui palju me tegelikult toidaksime nii iseennast, oma olemust, on ju, sest et noh, loominguline eneseväljendus ehedal meile omasel moel tegelikult toidab meid endid. Ja teistpidi on see, et ilu toidab hinge ja kui sina väljendad ennast ehedalt ja vabalt, siis see on ilus. Isegi siis, kui see ei ole minu maitse. No see sama tulbi näide, on ju. Me päriselt ei põleta Hollandit maha sellepärast, et tulbid võib-olla ei ole minu maitse. Aga lillepood on väga palju rikkam. Ja lillepeenar on ka väga palju rikkam, kui mõni tulp seal on. Ja see loob lisaväärtust. Täpselt. Et mulle väga meeldiks see maailm, kus selle asemel, et sobituda hallidesse kastidesse, noh, natuke see haakus ka selle riide teemaga, et 50 shades of grey and brown, on ju. Et selle asemel, et pimesi trendidega kaasa joosta ja püüda kuidagi olla teiste moodi, vähem silma paista või siis kusagil olla jälle rohkem, on ju, et mis siis saaks, kui oleks ise, oleks nagu päriselt ise. Ja just riietus annab ju võimaluse inimesele kohe näidata, mis ju sees on ja iseenda hinge nagu väljendada. Jaa, tegelikult ka riietus võiks olla ikkagi eneseväljenduse viis, mitte siis mugandumine või sobitumine või nii edasi, aga ärme sinna teemasse. Mul on siuke ketserlik küsimus, et sul on juba ketserlikud küsimused või? Ma mõtlesin, hängin nende viiekatega kogu aeg, vaid elu toob neid viiekaid mulle. Et kui me räägime sellest potentsiaalist, on ja see human designi poole potentsiaal on ilus ja kõik see nagu see maailm, mis võiks sellest tulla, on väga ilus, aga kas me võiks ka paar sõna rääkida täst varjupoodest, mis nendel väravatel on, mis kõris on, kuidas need varjupooled väljenduvad? No nästi 45 võib mängida võimumänge, nagu julmalt kuritarvitada võimu, nii kaua kui see istub minu laua taga või kui mina käsi, mis toidab, on ju. 12 toob nagu sõna otseses mõttes emotsionaalne vägivald. Et siuke hästi terav energia, ilusad sõnad, aga energia taga on nagu puhas mürk. Ehk siis see siuke edevus, üleolevus, on ju. Ma ei tea, mingi pisteliselt 62 võib-olla puhas vägivald, kui ma olen jäigalt oma raamis kinni ja ma ei taha, et mu ebakindlus välja paistaks, on ju, sina tuled loksutad näiteks minu mentaalseid raame või esitad väljakutse sellele minu teadmistele, mul on väga vaja, et mul oleks õigus, on ju, siis see on siuke ettekavatsetud mõrv verbaalselt, et selline hästi ära pakendatud, aga vägivald ja sõnadel on jõud ja vot see on see, miks ma tegelikult, mul on tunne, ma võib-olla kõristahan isegi veel rohkem rääkida, aga sõnadel on jõud ja sõnadel ei ole jõud mitte ainult tähenduse võtmes, vaid see energia, mis seal taga on. Ja küsimus ei ole mitte selles, et inimesed ütlevad täna kas ilusaid või kasutavad ilusaid või koledaid sõnu, vaid küsimus on nagu selles, et mis seal taga on, kas sa räägid südamest või on seal taga ikkagi teed siuke nagu vägivald, et ma tahan sind alla suruda või ma tahan sulle kohta kätte näidata või ma olen ülbe või ma pean ennast sinust paremaks. Et see, me tegelikult saame sellega pihta, mitte sõnade tähendusega ja see on nagu tohutu vastutuse koht. Selles mõttes, et mul on kõris nii haavad kui ka pure violence, eks ju, et see alateadlik marss selles mõttes, et ma olen olnud see ettekavatsetud mõrvar. Ma olen skorpion, ma olen palju õppinud oma teravat keelt. Jah, et kui mina olen ikkagi pihta saanud, ma ütlen, et ma tegelikult arvan, et minu puhul ikkagi mingi siuke 20. lõpp, 30. algus alles toimus siuke nagu suurem selline enesekontrolli nihe, et mul on lähiminevikust võib-olla paar sellist olukorda, kus ma tean, et I have resorted to violence.
energeetiliselt sõnad on olnud väga ilusad. Ja ma ei ole üldse uhke, sest et ma saan ise pihta sellega. Et ta on nagu pakendatud nii, et kõrvalt võivad inimesed soosida, kus juures seda sükest verbaalselt ilusat ära tegemist meil ühiskonnas soositakse. Ja see on minu meelest nagu... Mina õppisin ka ennast kontrollima just läbi selle, et ma sain ise rohkem haiget, kui ma teistele tegin haiget, siis ma tundsin nende valu nagu. Ja. Aga minuks on AI väga hea näide selle kohta, et kui ma vaatan AI kirjutatud teksti ja pilti, siis see on nagu ilus küll, aga see on minu jaoks nii tühi, mul on mingi null emotsiooni sees nagu tore, et küll, et on täiuslik, aga just seda... sinna teemasse ei no lihtsalt seesama, et võib ju olla nagu, et see sagedus on minu meelest just selles mõttes, miks on sagedus oluline. Jaa, sellepärast, et ma olen seda väga palju jaganud, eriti eeskätt, kui me räägime töövaldkonnast. Noh, et see siuke enda väljendamine on ju. Me võime siin peaga rääkida endale mis tahes lugusid, aga tegelikult sagedus, et me ikkagi läheme, me valime inimesi resonantsi baasilt. Ja, kas kutsub või klõpsab? Just. Et, või noh, ütleme siis nii, et ideaalses maailmas ma vähemalt eelistan seda, et minu juurde või minuga puutub kokku pigem vähem inimesi, aga need inimesed, kes päriselt resoneeruvad minuga, sellepärast, et suurema tõenäosusega siis nendel inimestel on ka midagi päriselt saada ja et sealt loob ka väärtust, on ju. No versus siis see, et luua midagi, millel on siuke täiesti tühi resonants, mis meeldib paljudele, aga milles väga palju pigem tõenäoliselt pettuvad. Et see on see erinevus. Ja see nüüd on see eriti defineeritud kõriteema, on ju. Et mida rohkem sa tegelikult kasutad oma enda häält, seda rohkem see nagu mingite inimestega resoneerub ja mingeid inimesi absoluutselt, ta pigem on siuke nagu not my cup of tea ja ma tean, et on nagu päris palju inimesi, kelle jaoks ma olen nagu totally not the tea or on ju. Et ja see on mulle põhjustanud kunagi väga palju kannatusi. Ma olen tundnud, et mina teen asju valesti, mina väljendan ennast valesti. Alustades kas või sellest, et mul on siuke mingi omamoodi kõlaga hääl ja ma olen sellega täiega jännis olnud või ma olen täiega tundnud, et parem olen siis vait. Et tead teised tüdrukud juba kooli ajal rääkisid siukse kõrge ja tead sellise kileda häälega ja minul on teistsugune hääl. Ja mina tundsin, et come on, alustades sellest, et hääl ei loe, et see, mis mul öelda on, ei ole oluline, teisi kuulatakse, teisi võetakse kuulda. Mul oli aastaid ka HD-ga oli see, et ma nagu jagasin, mingit vastukaja polnud ja siis need inimesed kuskilt mujalt said mingi killukese, siuke nüüd ma saan kõigest aru, ma olen siuke, oota, aga mis see point siis oli, et ma üldse nii pikalt rääkisin, on ju. Et mul on nii palju neid haavasid seal olnud, ma olen päriselt tundnud, et aga ei ole oluline, milleks ma siis üldse, et on nii palju teisi, kes räägivad, aga meil on hääl antud kõigile põhjusega. Jaa, ei, ma mäletan nii väga kooli ajast, et kui koorilaulu ei võetud mind, siis mul oli liiga madal hääl, siis mul on mingi thanks, ma ei tea, minu meelest mu hääl, mis ma siis teen, nagu, see on sama hea nagu pikkus, nagu me ei saa ennast lühemaks ja mingi uut häält ka ei timmi endale, et nagu. Mina kooli ajal ei laulnud näiteks üldse, ma liigutasin suud ja mulle ma mäletan nagu tegelikult algklassides juba öeldi, et kuule sina parem ära laula ja ma nüüd vaata läksin ju sinna hääleseadesse see aasta ja ma olen ise üllatunud sellest, et kui kõrgeid noote ma olen võimeline laulma ja et tegelikult keegi pole õpetanud mind laulma. Et oota, et laulmine ei ole ka nagu siuke God given gift, vaid et ka seda sa õpid. Mõtlen, et come on, üle 30 aasta oma elust ma olen nagu arvanud, et ma lihtsalt ei oska laulda ja ma ei laula ja et mu häälel on midagi viga, on ju, ja eks, et täiesti andetu. Ja siis on siuke, et ühel hetkel sa lihtsalt saad aru, et oota, aga et seda sa ka õpid või? Et ei olegi niimoodi, et lihtsalt on ju. Et erakordselt hea eneseteraapia täiega soovitan. Et kõris on väga palju enesepisendust, et tunnen, et ma tahan midagi välja öelda, kõik need algatavad kvaliteedid ka on ju, et mul on mida öelda, aga ma pigem ei ütle sellepärast, et ma kardan seda hukkamõistu, ma kardan seda lõket, ma kardan tõrjutust, ma kardan, et teistele ei meeldi, see vajadus meeldida, et tegelikult kui tervikuna vaadata kõri kvaliteete, see sama 10. värav, mille juurde me raudselt tuleme veel tagasi, on ju, et see vajadus välise tunnustuse heakskiidu järgi. Et kui palju on siin neid inimesi, on tänapäeval maailmas inimesi, kellel on nii suur kõlapind ja kes võiksid tegelikult väljendada ennast, nagu päriselt on ju, aga kes tegelikult ei ütle välja väga paljusid asju lihtsalt sellepärast, et nad kardavad, et ma ei tea, jälgijate arv väheneb või et äkki on nagu mingid inimesed kusagil, kellele see ei meeldi.
et kas sa räägiksid ka paar sõna defineerimata ma kõrist? tegelikult tahangi sinna ka jõuda, et päris hooletusse need inimesed ei jääks. Defineerimata kõri on, rääkimine on oluline, kui nüüd defineeritud kõri on rohkem täitsa asjakohane, on ju, siis defineerimata kõri puhul on see, et sees ju liigub ikkagi, aga nüüd, et saada see väljund, et saada see niisugune nagu kõlapind, et selleks on vaja teisi inimesi. Ja ma olen defineerimata kõridele täiega soovitanud seda, et küll oleks hea, kui sul oleks mitu inimest, kellega sa saad vahepeal ennast tühjaks rääkida. Et hästi tihti suhetes näiteks, et kui defineeritud ja defineerimata kõri saavad kokku, siis defineerimata kõril oleneb jälle vaata, mis on kusagil ripakil või mis värav kuskilt kuhugi suunas vaatab või kui palju ka see defineerimata kõri päeval näiteks tööalaselt saab suhelda, aga defineerimata kõri jaoks on oluline võimalus rääkida. Võimalus need asjad enda seest, kõik see, mis pulbitseb ja siin on hästi oluline teadvustada, et see selline eneseväljenduse voolavus ja eneseväljenduse kvaliteet sõltub hästi palju keskkonnast. Et defineerimata kõrid väljendavad ennast väga erinevalt erinevate inimestega ja see on tavaliselt hästi suure ebakindluse vundamendiks, on ju, et oota, et kusagil on mingid teised inimesed, kes väljendavad ennast kogu aeg ühtemoodi, minul on ka, et mul on mingi terminoloogia, mingi viis, mis on minu jaoks loomulik, kuidas ennast väljendada ja ka HDst rääkida ja on nagu mingid, ma täiega imetlen näiteks inimesi, kes räägivad HDst hästi, hästi tunnetuslikult, hästi poeetiliselt ja see oleks nagu super fake, kui mina hakkaksin seda tegema. Aga selles on ka hästi suur kingitus. Loogikas või? Ei selles, et need inimesed, kelle defineerimata kõri suudavad rääkida inimestega nende enda keeles. Ja ongi. Ja defineerimata kõridel on palju suurem potentsiaal olla siuke nagu sotsiaalsem fenomen, et ma tegelikult tean Eestis ka väga paljusid selliseid koolitajaid, hästi tuntud inimesi, kellel on defineerimata kõrid ja nad edastavad sama infot väga erinevat moodi ja see annab võimaluse neil suhestuda väga erinevate publikutega, ehk siis neil on võimalik rääkida väga erinevas keeles, väga erinevate inimestega ja nii-öelda, siin on see nõks vaata lihtsalt, et üks hästi lihtne nõks kõigile defineerimata kõridele, et kui sa vähegi saad, siis vasta. Ära algata vestluseid. Et kui astud ruumi, siis ootad, keegi teine ütles tere. Tere, esimesena, ja see on nagu lihtsalt nii lihtne nõks, aga mul on nii palju tagasisidet kuulnud, et see päriselt toimib. Ma nii hästi mäletan, mul üks klient, kes töötas jaekaubanduses ja ta ütles, et ta ei saa ju, come on, et kui poodi tuleb klient, ma ei saa ju olla siuke, et ma ei ütle talle tere, on ju, aga siis ma ütlen tere ja siis ma hakkan talle pakkuma midagi, see kõik läheb alati nii kohmakaks ja siis klient läheb ära, on ju. Ja siis ta ütles, et okei, davai, ma proovin. Ja ta oli nagu nii üllatunud, et oota, aga kui tema nagu kannatab ära need 5 minutit või osadega 5 minutit, osad ütlevad kohe ukse peal, aga et kui ta nagu kannatab ära selle surve, siis see inimene läheneb ise ja magic happens ja nad leiavad ühise keele ja nad räägivad kohe mingitest lastest ja tööst ja ma ei tea, mis tapeedivärvist ja värkidest, et hoopis midagi muud, et jaa, selle surve pealt, mitte, et see ei pea ära täitma kogu vaikust. Siin on hästi tihti siuke tunne, et ainuke viis, kuidas ma saan tähelepanu ja tähelepanu on hästi oluline defineerimata kõri jaoks, on see, et ma täidan kogu vaikuse ära heliga. Sõnadega, on ju. Mulle meeldib, et see on jälle üks asi, mis võib võtta mingi teraapia taima maha, et see, et sa räägid erinevate inimestega nende keeles, ei tähenda seda, et sa otsid või ole people pleaser või sul on vajadus inimestele meeldida, vaid just see, et sa oskad nendega rääkida erinevates keeles, et see on sinu kingitus, mis teeb ka näiteks head terapeudid. Ja need on tegelikult, on siin potentsiaal väljendada just nimelt väga erinevaid asju, väga erinevat moodi, muuhulgas on siin ka võimalus olla väga suur lobamokk, on ju, siin on võimalus ka lihtsalt välja lobiseda asju, mida ei ole vaja mingis valel ajal, vales kohas välja öelda, et see nõuab teadlikkust. Aga üks parimaid nõkse nippe avatusega on alustuseks on see, et ära püüa ette mõelda, mida sa ütled, ära sõnasta endale asju ette, jõua kohale, tunneta, lase keskkonnal või teisel inimesel pöörduda sinu suunas ja siis vastusena, on ju. Et kui me räägime mingist avalikust esinemisest või presentatsioonist, et ma ei tea, mingisugune tean teemat ja see, kuidas see seal välja mängib, lihtsalt lasen voolata. Ja see suhtlemisvajadus, et kindlasti on hästi oluline, ma olen tegelikult paaril korral isegi soovitanud just suhetes, kui defineerimata kõri omavahel kokku saavad, on ju. Et see mõte natukene pooleli ka, et defineeritud kõri võib olla siuke asjakohasem, seal võib olla nagu suutmatus, võib olla nii palju kuulata alati, kui defineerimata kõril on vaja välja rääkida.
et hea, kui sul on mitu inimest, kellega sa saad rääkida ja rääkida, nii-öelda väljendada neid erinevaid osasid endast. Siis defineeritud kõrina vahest võib olla raske kuulata juttu, mis ei vii kusagile. Jah, ma tean, eriti siis, kui seda räägitakse sulle teinekord 5. korda, ma saan aru, et see on teise inimese jaoks hästi oluline, aga mul on kõri defineeritud ja mul on siuke mingi need mõistused ja värgid seal taga, on ju, ja mul on ka siuke, et okei, kas me jõuame kuhugi välja, okei, sa sellest juba rääkisid, äkki siit tuleb midagi, ei tulnudki midagi, oota, me alustame sama juttu otsast peale. Okei, et see võib väljenduda hoolimatusena. Ja tegelikult on lihtsalt see, et me oleme, me toimime erinevalt, on ju. Et mida ma olen nagu tihti soovitanud suhetes, et mul on pigem olnud nagu sedapidi, et naine on defineerimata kõriga, mees on defineeritud kõriga ja siis nagu naisel on olnud siuke tunne, et oota, aga mees üldse kuidagi ei kuula mind ja et ma tulen ja jagan ja ma tahan oma päeva jagada ja rääkida, ta on siuke, et sa juba rääkisid mulle seda, ma juba tean seda või et kas sa jõuad asja juurde ka, on ju. Et ei ole ainult nagu meeste kvaliteet, see on defineeritud kõri kvaliteet. Et ma olen tihti soovitanud, et sõbrad aitavad ja kui sul on väga vaja vestlusteraapia, leia endale keegi, kes ongi nagu professionaalselt valmis sind kuulama, sa saad lihtsalt mingid asjad enda seest välja rääkida. Et aga defineerimata kõris on nagu tohutult suur loominguline potentsiaal. Need inimesed ja see viis, kuidas nad mängivad sõnadega, et see on nagu pure magic, eriti kui lubada siin seda voolavust. Ja mul on kuidagi nii kurb vaadata, kui defineerimata kõrid lähevad mingitele kõnekoolitustele, üritavad leida seda oma häält, oma sükest järjepidevat häält, et kuidagi surun ennast jälle raamidesse, et mul on siuke mingi mentaalne kindlustunne, et ma nüüd teen kuidagi midagi õigesti, aga sealt kaob see voolavus, see ilu ära ja võib-olla üks siuke veel väike killuke on ju, et kuna defineerimata kõrid väga tihti väljendavad siis erinevatel inimestel samu asju väga erinevalt, et siis ei, tegemist ei ole valetajaga, lihtsalt inimene räägibki samast asjast, et siin ongi võimalik nagu mingi klaasist rääkida nagu nii, et oli klaas ja siis oli nagu vesi, on ju, siis oli vesi klaasi sees, siis oli klaas peaaegu tühi, klaas oli peaaegu täis, on ju, ja siis tegelikult klaas seisis laua peal. Ja siis on nagu, kui need inimesed saavad kõik kokku, siis on siuke, et oota, mis ta sulle rääkis. Oota, nagu mis asja, mis asi, ma olen vesi, mina tean, et vesi oli, ei, klaas seisis laua peal, et jaa, aga tavaliselt pigem defineerimata kõrid siis tunnevad, et nad pigem kas siis kipuvad olema liiga lobamokad või siis, et ütlevad midagi kohatut, eriti just vaata see algatav kvaliteet, on ju. Et jaa, algatades võibki olla kandiline ja siis on nagu tükk aega enne, kui nagu kuidagi süngib ära teiste inimestega. Lase teistel teha esimene samm, hoopis teine magic. Ja otse loomulikult on siin palju rohkem igasuguseid nüansse aspekte, mida silmas pidada, aga... Kui on defineerimata kõriga sõbrad, siis helista neile ise. Ma saan aru, et ma peaksin nüüd ütlema jaa, on ju. Ei pea. Et tegelikult, ma arvan, et siin on nagu kõigil ikkagi siuke oma vastutus, et mul on väga palju defineerimata kõriga sõpru, kes helistavad mulle ka. Ja siis küsivad, kuidas mul läheb ja siis ma saan aru, et ma teen selle formaalse, kuidas mul läheb selleks, et juhatada sisse, et oleks sealt võimalik nagu edasi minna, on ju. Et defineerimata kõriga ise ennast ei tohi unarusse jätta. Et kui ennast pikka aega nii-öelda nagu ära isoleerida, et siis... See sure võib olla liiga tugeva teistele inimestele välja kannatamiseks. Nagu. Just. Okei, me rääkisime ära defineeritud kõrist ja... Tegelikult ega me ainult lihtsalt siin paneme pinnapealselt, on ju, et siin on hästi palju sügavamaid teemasid. Aga kõri on hästi-hästi oluline, et ma täiega innustan sellesse teemasse sügavamalt sisse vaatama ja just vaatama neid traumasid. Tahtsin küsida, et sa vaata mainisid ennem Kironi haava, et kas sa paari sõna lausega Kironist ka rääkisid, kuna meil mõlemal need haavad seal? Ma arvan, et Kironist võiks tegelikult, või Kiron on miski, millest... Harjutanud viimasel ajal neid paari lausega kokkuvõtmisi? Paari lausega kokkuvõtmist... Ja mul on kõris on nii Kiron kui Lilit ka muuhulgas siis need aktivatsioonid, mida selliselt põhikaardilt ei näe. Et see selline... enda väljendamine, ma olen sellega väga palju pihta saanud, eriti kui ma olen hästi ehedalt, hästi avatult rääkinud asjadest, et ma olen väga palju õiget saanud, et kuidagi hästi siirast kohast tuled ja teed siuke, toon oma südame täiesti lauale ja siis nüüd ongi pussnuga sisse, on ju.
et samamoodi on kombona Lilith on mul 31. väravas, mis tähendab seda, et alatasa sellel, mida ma ütlen, on niisugune korralik jõud taga. Ma pigem mõtlesin seda, et kas sa tahad öelda mõlema kohta mingi lause, mis see Kiron ja mis see Lilith üldse on, sest Kiron on haav, Kiron on haav ja Kiron on haav, mis takistab meil välismaailmas oma enda asja ajamast. Ja Kironist tasub hästi teadlikuks saada ja mulle hästi meeldis see teekond, vaata, mis meil oli, on ju. Et Kiron on mind ennast hästi palju huvitanud ja just sellises võtmes nagu seda tavaliselt üldse ei käsitleta. Et Kiron on haav, Kiron on nii-öelda nagu me tegime seda musta huumorit, on ju, et kujundlikult öeldes on see sisuliselt see luumurd, millega sa sünnid, mida sul elu murrab, veel kogu aeg, on ju. Ja kus sa nagu saad küll hullult hästi kepiga käima hakata ja sa saad hullult hästi aidata kõigil teistel sellest samast luumurrust terveneda, aga sa natuke nagu lombakaksid selles vallas alati elupäevade lõpuni, on ju. Või see teine näide, mida me Zoomis kasutasime, oli see lennuvõimetu Jaana lind, on ju, kes lennutab muudkui kõiki teisi linde Kaljuservalt õhku, aga peale seda järgnes kohe video selliste videostimulatsiooni prillidega lendavast Jaana linnust, on ju, et siis võimalik, et jaanalinnud ka tulevikus lendavad, et ühesõnaga jaa, see on niisugune nagu ja see on haav, mis takistab meil toomast oma magicut välismaailma. Miks ma tahtsin, et sa mainiksid seda, on see, et mind on kindlasti Kiron ja Lilith nagu HD-s võib-olla kõige rohkem aidanud, et see on see koht, kus me saame küsida vaatajatelt ja kuulajatelt, kas te tahate, et me räägiksime Kironist ja Lilithist pikemalt ja sügavamalt. Ma arvan, et Kironist ja Lilithist selles mõttes, et seda tunniga võib-olla ka ei hooma. Et Kiron ja Lilith on tegelikult nagu kaks teemat, mille osas ma olen täiega tundnud, et ne mingisugused Zoomi teekonnad ja ka kõik see, mis ma olen kuidagi nagu enda tarbeks kunagi omandanud või mida ma nagu kliendi töös märganud, et mulle väga meeldiks see võib-olla nagu nüüd siis ka päriselt kuidagi raamatuks ära vormistada. Et mulle tundub, et issand, ma ütlesin selle praegu kõva häälega välja. Tõesti õudne, issand. Oh. Kas sa tahad veel midagi lõpetuseks? Ei, ma tahaks ainult öelda, et Lilithis on see toores jõud ja potentsiaal ja see, kus me tavaliselt põrkume lähedaste poolt sellega, et liiga. Ja siis me hakkame ennast hullult pisendama, aga see on see meie suurus, mida välismaailm küsib, aga ühesõnaga rääkida on päris paljust, on ju, ma olen lihtsalt ise ära kohkunud sellest, mis ma nüüd välja ütlesin. Issand, kes on mingi sotsiaalse vastutuse kohta. Ja ma ei saa lubada endale seda, et ma ütlen, et editime selle välja ka, on ju. Aga jaa, kõri ja haavad, et üks asi on Kiron ja Lilith kindlasti, on ju, aga ma täiega innustan ka siis, kui sa nagu ei tea Lilithist ja Kironist ja Lilith ja Kiron sulle andsid ka väga palju, sest et sul on see fundament all. Et Kironist ja Lilithist HD võtmes alustada ma täiega, tegelikult mis ma tahaks siia lõpusõnadeks öelda, on see strateegia autoriteet. Et HD teadmised on nagu hullult äge, meil on peas hullult palju. Meil nagu seda infot, selles mõttes, et sa tõid selle AI sisse, et see on nagu alles hakkab kasvama, et meil seda infomüra on nii palju ja seda infot ja seda segadust, seda alles hakkab tulema. Ja HD võtmes, et ühtepidi mul on nii hea meel, et täna on seda infot nii palju, et on nii palju erinevaid perspektiive ja ma näen väga palju juba AI-based ja AI-created HD content'i, mis on natuke teistmoodi, on ju, aga samas mul on tegelikult ka täiega hea meel, et mina kunagi HD-ga tegin tutvust siis, kui kogu seda infomüra ei olnud. Sellepärast, et ilmselt tänu sellele ma kuidagi ka läksin sellega väga palju süvitsi, on ju. Sellepärast on sellega sükest kogemuslikku tausta nii palju rohkem taga. Et strateegia autoriteet, human design on mõeldud olema eksperiment, sellest on kasu. Siis, kui sa mitte lihtsalt ei õpi kogu kaarti endale pähe. Et praktiseerid ja mängid. Ja, just nimelt, vaid sa hakkad seda oma ellu rakendama ja see sama strateegia autoriteet, et minu süksest vaatest on see, et tulevikus on strateegia autoriteet veel eriti oluline selleks kogu infomüras mitte lolliks minna ja orienteeruda, saada aru, mis päriselt kajab sinuga, mis päriselt on kooskõlas sinuga, millel üldse on mingisugune energeetiline foon, sest et kui me täna hakkame küsima juba, et is it AI generated, siis varsti me hakkame küsima, kuule, et ots nagu päris inimene seal teise peal lauda või? Et mingi hologramm või nagu. Kas me järgmine kord räägime siis strateegiast ja autoriteedist või? Strateegiast autoriteedist me võiksime tegelikult iga kord rääkida, aga strateegia autoriteet on nagu ülimalt oluline ja see on oluline lihtsalt selleks, et HD on, tore on seda teada, tore on seda teistega jagada, aga päeva lõpus, kui sa ise kannatad ja kui sul endal on kõik jumala tuksis. Nii et jätkame vundamendi ladumist, et jõuda nende põnevamate teemadeni. Elu on näidanud, et mida paremini see vundamendi laod, seda paremini kannab. Aitäh!
aitäh! aga jaa, mida parem vundament, seda suurema ja toekama maja saad sa sinna peale ehitada ja seda paremini see kannab ükskõik millistes tormitultes. aitäh sulle, Helena, et sa jagasid meiega oma teadmisi. aitäh sulle, kuulaja ja vaataja, et sa võtsid aega meiega veeta see aeg. ja täiega aitäh minu poolt ka ja jaga, mis sulle kõlama jääb, mis sind üldse kõnetab, mis sind huvitab, et vastukaja on oodatud.